et Aive, sina oled olnud meil siin väga elupõline, väga palju siis erinevaid gruppe oled minuga läbi teinud ja üks järgnev siis pilootgrupp siin siis Wildfiti 80 päeva läbi tehtud. Ja mis sa ütled, mis olid sinu võidud, mis sa siit kaasa võtad ja mis olid võib-olla ka sellised suuremad taipamised ja muudatused? Alustuseks ma ütleks, et minu suurim avastus oli, et see Wildfit polegi nagu dieet. Eks ma sisimas pidasin teda jälle mingiks hetke maedieediks. Aga kõik kulgeb seal nagu samm-sammult, iga eelnevane ettevalmistus järgmisele. Taasavastasin ka oma nii-öelda söögi tegemise stiili. Vanasti ma tegingi niimoodi süüa, et keerasin kokku, mis mul käepärast oli. Hästi palju köögivilju, aga viimastel aastatel ma olen lihtsalt laisaks läinud. Samamoodi oskan paremini oma keha kuulata. Ja saan nagu aru, et kui on soov, et tahaks midagi värsket, siis ei tähenda see tingimata õunapirni, eks ju, või puuvilja. Pigem on algaga teema, isegi kui ma ise nägusid teen. Kindlasti ma olen õppinud etikette vaatama. Enne ma neid ei vaadanud. No hea küll, vahest on igavene tegemine, see kribukiri silmi seleta eriti, siis vaatad niipidi, vaatad naapidi, sotti ei saa, siis jääb asi riiulisse, et kui silmi seleta, siis järelikult pole vaja. Ja aga kuidas ma üldse gruppi lõpuks tulin? Et Krista Traan, siuke mõnus suslik. Alates juba sellest, kui hakkasid nagu seda tutvustama. Meil oli ennegi käsil projekt erinevaid, ikka tuli jutuks. Ja ma olin täiesti veendunud, et mina sellega hakkama ei saa. Aga ega see pressinud peale. No, mõtle. Vaata, mõtle. Aga võib-olla, aga sealt võib-olla. No, aga vaata, kui teise nurga alt, et mõtle, et see oli nagu nii lahe. Ja ma ei kahetse jah, et ma ikkagi kuulda võtsin. Et see oli super teekond, super grupiga, see, kuidas sina oled olemas. Alati jagad, toetad, et see on hästi vägev. Mulle hullult meeldib, jah. Ja nüüd sinul oli päris omapärane seiklus kaaluga ja vaata väga paljud inimesed ongi, kui tulevad, siis peamine asi ongi, et vot mul peab täpselt nii palju kaalu siis minema või olema või tulema. Ja Eerik ütleb ka sageli, et kaal on ainult kaladele, et unustage see kaal ära, et nii palju muid asju on, mida siit programmis saab. Mis sina selle kohta ütled, et nüüd kui keegi võib-olla mõtleb, et oi, mul on ikka vaja see kaalunumber kätte saada, et vot sellepärast hambad ristis lähen teen selle Wildfiti läbi. Mis sinu kogemus oli ja mis sa neile soovituseks ütled? Noh, eks poole pealt oli minul ka see kaal nagu konthambus, jah, tuleb tunnistada. Aga algul liitumisel ma ei seadnud üldse kaalu eesmärgiks. Mõtlesin, kui läheb maha, siis see on puhast boonus, sest eesmärk oligi, ma ei teadnud ju sellest mitte midagi peale enda isiklike eelarvamuste. Ja ütleme, meil siin Eesti tutvustus tõesti rõhus nagu kaalule eranditult ja sellega poleks mul iial seda maha müünud. Aga kui sa näitasid enda tutvustust, siis ma jäin mõtlema, et siin on midagi veel. Et mind just huvitaski see mõtteviis seal taga. Ja teine põhjus, miks ma kindlasti kaalule ei tahtnud rõhuda, on see, et teada saada, mis see mõtteviis ja et ma naudiksin seda protsessi. Et mul ei tekiks seda vastupanu, kui asjad ei lähe nii, nagu mina oma peas ette kujutan. Et kaaluga, jah, kaal lasi nagu Ameerika mäed, nii et ütleme 6. nädala, kui see vahekaalumine oli. Selleks hetkeks siis seal sügavas kevades minu kaal oli tõusujoones. Algul mitte. Eks ta on siin pendeldanud, et läks maha palju läks. Aga kuna see polnud eesmärk, siis ma nagu sellest endale probleemi ei tee. Ma jõuan sellega nüüd edasi tegeleda. Aga just see mõtteviis ja see info ja need tööriistad. Ja protsess ka, et usaldada just seda protsessi, kus sa oled, et see on väga-väga oluline. Ja nüüd samamoodi, kui on siin keegi ka, kellele sa soovitaksid ja samamoodi, kas sul on ka mõningaid mõtteid rahalises osas, et ma tean,
Eestis see võib ikkagi olla nagu paljudel inimestel nagu vaatab peale, et nagu issand jumal, millest te räägite. Jah, soovitasin, tegelikult see on tõesti sihuke hea teadmine, et võiks sõltumata vanusest, soost ja rahvusest, eks ju, ja iseäranis neile läbi teha, kes on siuksed skeptikud, nagu mina olin sisimas, eks ole, ja peavad seda mingiks dieediks, et lihtsalt siis omal nahal järgi proovida, et see pole sellisel kujul dieet, nagu me oleme harjunud, vaid ta lihtsalt ongi teistmoodi mõtlemine. Raha poolest. Ja, on kallis, nõus. Tõesti on kallis. Ja kui ma siis moosisin nii-öelda, et 2 kaaskannatajat, 2 ma tean, kes saaksid sellega hakkama, sest mina olin kindel, et mina ei saa. Ja kes on ka hulle asju läbi teinud ja siis esiteks neil ei ole ka iseloomu ja teiseks, et sellise raha eest lolliks läksid või? Võib-olla tõesti, et läksin lolliks, eks ju. See ajas nagu on süvenenud ainult. Aga samas see on investeering endasse, enda tervisesse. Ja kui niiviisi vaadata ja võtta, siis ta ei ole kallis. See on investeering endasse, minu tervis. Kas ma maksan nüüd selle ühe korra selle suure summa? Ja küll ta on suur summa, eks ju. Või siis hakkan iga kuu ühel hetkel jõuan tablettide võtmiseni ja maksan mitu korda suurema summa. Siin on nagu see mõttekoht. Just, et sa investeerid iseenda tervisesse ja tuleviku tervisesse ka, sest sa hakkad tegema ja elama teistmoodi, elustiil läheb teiseks. Just, et jah, et kui ma olen mingi 20-30 ja söön seal purksi ja vitsat ja friikaid ja kokat, muidugi mu tervis ei anna tunda, aga kui ma saan 50, siis on ilmselgelt juba vererõhk kõrge ja muud siuksed toredused, eks ju. Et tasub mõtelda, tasub mõtelda varem. Absoluutselt. Absoluutselt. Ja muidugi pilootgrupp. Sellest ei saa üle ega ümber. See on võlusõna minu jaoks. Mis sulle selle juures nii võluvat on või miks see meeldib? Pilootgrupp, ta ei ole veel siis päris siuke valmis. Ta on alles siukses küpsemisjärgus, beebi, kus siis kõik osapooled niimoodi kompavad enda ja teiste piire, et kus, mis töötab, mis ei tööta, kuidas paremini saab. Et ei ole nagu mingit siukest valmis produkti, vaid alles ongi siuke mõnus loomine. Sellepärast mulle see meeldib. Need pilootgrupid. Orgaaniline ja ehe ja kasvamises. Just. Väga hea. Ja mul on tõesti nii suur au olnud väga paljudel nendel siis algustel sind kaasata ja sa oled alati olnud nii toetav ja alati nii uudishimulik ja kõik hullused läbi teinud. Vastupidi, mina olen tänulik, et sa oled mulle selle info andnud ja vahest natukene niimoodi rohkem moosinud. Jah, väga hea. Et ongi siis kahesuunaline liiklus väga ilusti toimib. Nii. Ja nüüd suur aitäh sulle, imelist toimetamist kõikide sinu eesmärkidega ja imelist tervist sulle. Aitäh sulle. Ja